kaugel, kus on minu kodu. Motoreporter on nüüd siia tee äärde hääletama tulnud oma sinimustvalge lipuga ja motoreporteri särkidega. Põhjus on selles, et me loodame, et üks Eesti soost inimene, kes on hullem maailmarändur kui nii mõnigi teine meist, sest et Tarmo Tamming, keda me siin tee ääres ootame, on teel olnud juba pea 2 aastat ja oma väikese mikrobussiga, kus ei ole konditsioneeri. Vaat seda ma küll ei tea, kuidas see võimalik on, et ta üldse hakkama on saanud selle reisiga, aga sealt ta tuleb igal juhul. Hurraa! Juhu! Tarmo Tamming on see mees, kes kohe esimesel päeval testis, kas Eesti ja Brasiilia vahel sõlmitud viisavabaduse lepe ikka kehtib. No tol hetkel polnud vastav info Brasiilia piiripunktidesse veel jõudnud. Lõpuks muidugi mees siiski riiki sisse sai ja viisat polnud vaja. Samas on see vahejuhtum Tarmo reisimarsruuti arvestades üks leebemaid. Ma startasin tegelikult Eestist 2001. aasta alguses ja tulin kõigepealt hoopis Aafrika suunas. Esimene etapp oli välja jõuda Kaplinna, nii et see esimene etapp sai aastaga otsa ja lühidalt võib öelda, et järgmine etapp hakkas siit Lõuna-Ameerikast Buenos Airesest. Tarmo reis on olnud elamuste rohke. Lisaks põnevale loodusele on närvikõdi pakkunud poliitiline olukord Aafrikas, alates Egiptusest ja Tuneesiast mandri põhjaosas, kus revolutsioonid just sel hetkel oma haripunkti hakkasid jõudma. Väga huvitav poliitiline sündmus oli uue riigi tekkemoment Lõuna-Sudaani iseseisvuspäev möödunud aasta 9. juulil, mida ma tahtsin kindlasti näha ja see meenutas väga meie oma iseseisvuse saabumist 20 aastat tagasi, kui suur väljak oli rahvast täis, seal olid lipud, seal olid pidustused, nii et see oli üks väga ere kogemus. Midagi ohtlikku sul tee peal juhtunud ei ole või on vahest ka üle noad ära läinud? Ei, midagi väga erilist ei ole. Kairos sõideti korra tee äärde kinni, prooviti katuselt tagavara rattaid ära võtta, aga ütleme nii, et püssitoru ees ei ole pidanud seisma. Maailm on tunduvalt turvalisem, kui uudistes räägitakse. Järgmine väga ehe Aafrika oli Kongo demokraatlik vabariik. Ma läksin otse Lõuna-Sudaanist Kongosse. Kongos pidid inimsööjad olema ju. See on üks väike niisugune hirm, et kui otsid ööbimiskohta ja leiad selle vaikse koha, siis mõtled, et peaasi, et see koht ei oleks kellegi salajane inimsöömiskoht. Et seda ma olen mõelnud. Aga näha ei ole õnnestunud. Ja ise oled ka siin ühes tükis, et käed jalad küljes. Koiba pole keegi amsanud? Keegi sööma pole, ära sööma pole hakanud. Nagu öeldaks, turvalisuse kohta peksa pole antud. Tarmo, ma vaatan, et ega siin nüüd liiga luksuslik see elamine sul ei ole. Kus on sul televiisorid, mängud, värgid, särgid? Mida sa teed pikkadel õhtutel, kui sa pargid oma auto kuskil ära? Ütleme nii, et enamus energiat läheb selle peale, et püsida Maslowi püramiidi esimesel tasemel, leida omale öömaja, leida omale söök, teha see söök valmis. Kui see on kõik valmis, siis on paras aeg magama minna. Kuigi Tarmo on ihu üksi rännanud läbi riikide, kus tsivilisatsiooni olemasolus teinekord mingit märki pole, siis sidepidamine muu maailmaga on olnud isegi kummaliselt lihtne. Huvitaval kombel internet on olnud praktiliselt kõigis riikides, isegi Lõuna-Sudaanis on olnud internet, halvema kvaliteediga internet oli Etioopias, aga praktiliselt kõigis riikides, pealinnades on interneti võimalus olemas. Tarmo buss on pisut ümber ehitatud pikka reisi silmas pidades. Lisaks veekindlast vineerist mööblile on bussi sisse ehitatud ka korralik panipaik. Käib lukku, kas või sellepärast, et kui ise minna paar meetrit eemale ja uksed on pärani lahti, et keegi saaks midagi seest haarata ja kiiresti minema joosta. Seda on jälle elu õpetanud, et midagi ei tohi olla lahtiselt. Mulle siia tundub, et sa saad ise ka sisse pugeda, kui häda käes on. Ja ma arvan, et siia selle sees saaks ka turiste vedadagi. Oota, et on see järgi proovitud tegevuse? No ma arvan, et parem ei räägi sellest, aga siia, ütleme nii, et siia taha kabiini mahub oma 10 inimest.
See on ka testitud ja kindel, jah? See on testitud sellepärast, et ma olen mõnikord võtnud peale hääletajaid ja Namiibias oli siin himbade perekond peal, nii et... Kes need himbad on? Himbad on kohalik hõim ja nad on tuntud selle poolest, et nad kasutavad looduslikke värve, on värvinud ennast, kus öeldakse, elepruuniks. Himbad plaanisid minna turule ja siis, kui nad siia bussi peale ronisid, siis neil õnnestus piimapurksi ümber ajada. See oli pärast päevotsa puhastamist. Nii et see mahaetud piim on tegelikult, tavaliselt lõpeb mahaetud piim maha müüdud autoga. Mootor pole tee peale jätnud. Mootor võiks olla natuke võimsam liivas sõitmiseks. Tee peale on jätnud halvasti vahetatud rattalaager Lõuna-Aafrika Vabariigis Pretorias, mis pidas vastu 10 kilomeetrit, mis oli lihtsalt vahetamise viga. Mul on läinud paar rehvi, aga rehvi saab tee peal ära lappida. Ühe rehvi lõhkusin ära Etioopias, oma viga, sõitsin pimedas akaatsia okka otsa ja Namiibias läks muidugi veel paar korda. Tekib muidugi küsimus, miks Tarmo ihuüksi mööda ilma rändab ja kus ta selle jaoks raha saab. Lihtsalt mingid asjaolud langevad kokku. Kui lapsed on suured, ma ei ole veel vanaisa. Ja nagu öeldakse, et maailm on piisavalt suur, et seda tasuks vaadata. Kui me hakkame arvestama, et ööbimine on kaasas väljaminekutes, siis suur osa on diisel. Keskmine liikumiskiirus on 100 kilomeetrit päevas. Kui võtame natuke matemaatikat, siis 10 liitrit on 100 peale, see teeb laias laastus 10 eurot päevas. Nii et see ei olegi väga kulukas projekt, kui nii hakata mõtlema? Ei, see ei ole kulukas projekt, et kulud saab viia väga madalale. On the road again. Just can wait again on the road again. Life I love is making music with my friends. I can wait again on the road again. Me oleme nüüd tulnud läbi selle paksu udu, vihmasaju, me oleme märjad, juba ütleme, et lirtsume üleni, aga kõik see tasus ennast ära, tundub nii, sest et enne kui me läheme siin samas kohe nüüd ühe leiduriga rääkima, kes on miski imemasina valmis saanud, tabas meid selline väga kodune tunne, sest et me asume praegu ei miski muu tänava nurga peal kui Eesti ja Tallinna. San Jose dos Campose linn Brasiilia Sao Paulo lähistel on tõesti otsustanud erinevate Euroopa linnade ja riikide nimed oma tänavatele panna. Meil oli aga ka muid põhjuseid selles linnas viibimiseks. Me nimelt olime kuulnud mehest, kes on leiutanud viisi, kuidas maailm saaks hulga energiat kokku hoida. Hello. Proovisime seda asja selgitada, kuigi see kõik käis meile selgelt üle mõistuse. What they are trying to prove is how much energy you have for this section of the tube and how much energy you have for this section. No see leiutajate külas käimine pole mingi lihtne tegevus, sellepärast et minul puuduvad igasugused teadmised hüdraulikast ja Mate oli mul ka kooli ajal juba tugev 2. Aga õnneks on meil kaasas sõber motoreporter Jaan, kes teab Bernoulli seadust ja ohmuseadust ja muid selliseid asju, nii et loodetavasti tema saab aru, mida see mees tegelikult siin üldse leiutanud on ja kuidas seda siis ja kas seda ka igapäevaelus kasutada annab. Kord elas leiutaja Watt, kes teadis, mis on kilovatt. On kõigil hästi teada, et Gilletti leiutas Gillette. Kokkuvõtvalt võib öelda, et mees on välja mõelnud, kuidas hüdraulikat kasutavad aparaadid 43% energiat kokku saaksid hoida. See tähendab, et näiteks prügiveoautod või liftid palju efektiivsemalt töötaksid. See tähendab vähem nafta raiskamist, vähem igasuguseid halbasid emissioone ja nii-öelda kogu energiakulu maailmas peaks tegelikult vähenema. Ja mehel, nagu ta meile siin näitas, on olemas nii USA kui ka Brasiilia patendid. Et tegelikult on tegu ühe väga targa mehega ja ilmselt on tal veel ees suur tulevik. Meil oli tol hetkel aga globaalsete teemade peale pisut raske mõelda, sest läbimärgade riietega on palju lihtsamad mõtted peas.
Õnneks oli vähemalt sokkide kuivatamisel BMW vana hea boksermootor abiks. Mulle vanaema rääkis ikka, et poiss, olgu muuga, mis on, jalad peavad olema kuivad ja soojad. Ja kuna eelmised jalad said väga märjaks, siis paneme uued jalad. Motoreporter on ikka üritanud reporteri lippu viia maailma sellistesse napakatesse kohtadesse. Seekord juhtus meil nüüd selline lugu, et see lipp ei ole veel jõudnud päris sinna, kus ta peaks jõudma, nimelt Rio de Janeirosse. Ja meie kahjuks nende tsiklitega peame hakkama tagasi Buenos Airesesse kihutama, sest et meil aega jääb juba väheseks. Aga ega meie sellepärast lipp veel viimata sinna jää. Me palkasime endale tasuta ilma mingisuguse rahata loomulikult maailmarändurist noormehe, kes võtab nüüd austusavalduste saatel vastu motoreporteri spetsiaalkorrespondendi aunimetuse ja läheb koos selle lipuga Rio de Janeirosse välja. Nii et palun, kes annab oma särgi ära? Tarmo, kurat, kanna seda särki, tehke pilti ja mine tea, kus ükskord inimesed näevad sind selle särgiga. Minul ei ole kahju. Sedasi need motoreporteri spetsiaalkorrespondendid siis Riiu poole teele asusidki. Üsna pea sai selgeks, et aeglane mämmerdamine on kihutamisest palju mõistlikum. Brasiilias orienteeruvalt 120 kilomeetrit enne Rio de Janeirot. Väljas on kerge vihm, aga tee ääres on siis üks näide, milleni võib viia vihmaga kihutamine. Reporter on meil praegu Corcovado mäe jalamil, mäe tippu Jeesuse kuju juurde. Me saame sõita trammiga. Mul selja taga on praegu 1910. aastal ehitatud esimene elektriline trammivagun. Enne seda sai mäeotsa 1884. aastal ehitatud trammiga. Me ise trammi kasutama ei hakka, üritame autoga mäest üles minna ja vaatame, kui kõrgele pääseb. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking and Loomulikult valitsesid sealkandis ideaalsed filmimistingimused. Võib öelda, et Jeesus oli seekord sõna otseses mõttes pilves. Aga reporteri lipp selle maailma kuulsa kuju jalamile siiski viidi ja punktid said kirja. Riiu on ka tulevane olümpialinn, kuid esialgu ei ole linna nii-öelda valmis seadmisega eriti kaugele jõutud. Meie selja taga on Rio de Janeiro kõige suurem staadion, Maracanã staadion. Siin on 90 000 istekohta ja miks on praegu väga oluline, sest Rios toimuvad 2016. aasta olümpiamängud. Rio on taotlenud varem olümpia korraldamist 3 korral, 1936. aastal, 2004. aastal, 2012. aastal ja 2016. aasta mängude jaoks õnnestus tal saada valituks. Käivad jutud, et Riius tahetakse maha lammutada isegi kurikuulsad slummid, kuhu ka politsei vaid soomusauto ja raske relvastusega julgeb siseneda. No saab siis näha, kas olümpialinna staatus tõesti ka selle ime suudab läbi viia. Siin mägedes liigeldes on selles mõttes põnev, et mäest üles liigume nagu teosammul, aga kui tuleb langus, siis läheb päris põnevaks. Ja meie GPS näitab sellel telefonil vähemalt siin, et praegu on kiirus 321 kilomeetrit tunnis. Nii et
kui te tulete Brasiiliasse, head inimesed, siis te teate, et te saate väga kiire sõidu osaliseks. See on päris lahe. Põhjus, mis pärast me selle pisikese mikrobussiga tulime 8 mehega siia linna, on lihtne, sest et ka Brasiilias kujutage ette sajab vihma. Siin tibutab linnas pisut, aga mägedes oli päris korralik vihmavaling, nii et seekord läks isegi hästi, et me ei tulnud siia tsiklitega. Aga nüüd me oleme siin kohal ja tegemist on tõesti vana mereröövli linnaga. Nende samade tänavate kaudu neid samu tänavaid pidi veeti väidetavalt väga-väga suured kogused kulda Euroopasse. Täna on see linn suhteliselt korralik selline turistilõks. Kõik on väga ilus, restoranid, poed, väga kena vanalinn koloniaalstiilis ja loomulikult ka turistidele mõeldud atraktsioonid. Otsustasime, et me ostame Aivarile siit ühe korraliku suveniiri koju kaasa, millega ta võib uhkustada koduste eestlaste ees. Mereröövlitel oli selles mõttes tore komme, et nemad mere peal olles tarbisid ohtralt vägijooki, mille nimi oli rumm ja kes on nüüd rummi armastaja, siis ma ei tea, kas panna nüüd silmad kinni või vastupidi vaadata väga avalit silmadega, sest et siin on lausa selline pood, mille nimi on Cachaça Imperium. Cachaça teatavasti on suhkruroost villitud puskar, mida ka mõnel pool rummiks hüütakse, nii et siin poes sellest märjukesest puudust küll ei tohiks tulla. 1667. aastal Portugali kolonisaatorite poolt asutatud Paraty ajaloos on olnud nii tõuse kui langusi. Oli kullapalavik, kohvi tootmine ja alkoholikaubandus, mis seda linna toitsid, kuni ehitati raudtee otse Rio de Janeirosse, mistõttu Paraty sadamat enam ei vajatud. Järgnes kiire langus, vahepeal elas linnas ainult 900 inimest. Tänases turismile suunatud Paraty's on Brasiilia kuulus suhkruroorumm Cachaça jätkuvalt tähtsal kohal. Peamiselt Eestiski populaarse kokteili caipirinha ühe koostisosana. If you drink cachaça, you don't feel hunger. And in the past, the people of Brazil, the poor people, were hungry people. Unfortunately, it's the truth, you know. And they would drink a cachaça. I've seen it many times in the morning. They would drink a glass like this, the workers. And it would give them stamina and strength to work, you know. That's the reason why maybe cachaça is popular. Roland oli nii lahke ja näitas meile, kuidas ühe õige caipirinha tegemine käib. Ega see mingi tuumateadus polegi. Kõigepealt on tähtis laimiga õigesti ümber käia. Eemaldara mõru südamik, siis see korralikult läbi uhmerdara. Siin juures pidi abiks olema mõne ebameeldiva isiku peale mõtlemine. My favorite person. My mother-in-law maybe. Edasi tuleb suhkur. Roland eelistab tavalist valget suhkrut, kuigi paljud kasutavad ka rafineerimata nii-öelda pruuni suhkrut. Because the brown sugar it will color the drink because it looks nice, green, you know. And if you put in brown sugar, it will... White sugar is the best. Ja siis kõige tähtsam koostisosa. Cachaça. Medicine. This is medicine. Veidi jääd peale, pisut šeikimist, mekkimist ja valmis ta ongi. Õnneks oli Rolandil peale joogiga väga maitsvat sööki pakkuda, mida otse meie ees valmistati. Also ich mache einen typischen brasilianischen Fischfilet mit einer Shrimpsoße. Und die wird dann mit Reis, weißen Reis serviert und farofa di banana da terra. Das ist so typisch hier von Paraty. Ühtlasi jätkusid ka meie keeleõpingud. Saudi, sterviseks. Nagu isegi aru saite, ei ole Roland Maier just algupärane Brasiilia nimi. Peale saksa päritolu inimeste on Paraty's ka teisi välismaalaseid, kes turismijäriga tegelevad. You have 70% of Brazilians, okay?
and the rest are foreigners, okay? Many Germans, French, English people, okay? Some Russians, quite a few Russians are coming, okay? And we are expecting the next will be the Chinese. Brasiiliasse sattudes soovitakski toiduelamust otsida rohkem sellistest kohtadest nagu Rolandi restoran, sest et tänaval pakuti ikka sedava saia. Peab tunnistama, et ega need Brasiilia elanikud liiga sihvakad just ei ole. Mitte, et ma isegi mingisugune anoreksik välja näeksin, aga siin riigis on see saiasöömine ikka päris korralikult levinud. Kas või siin samas tänaval on otse võimalik kõiksugu ahvatleva välimusega maiustusi saada. Mina jätan praegu vahele. Suveks kõht korda. Sa võid ju kalu jälgida, kuid patt on sootuks ära nälgida. Kui loobud hõrgutistes pimel loom, jääb kängu ka su armas iseloom. No nälga ei jää siin linnas küll mitte keegi, sest et vist Brasiilia restoranides on mõnel pool kombeks see, et lähed oma padruniga, paned selle püssi sisse ja hangid endale ise siis vastava toote taldrikule, mida sa parasjagu siis soovid.